Nii, Tere kõigile, mina olen Sirli Pipar, Elva vallavalitsuses siis arendusspetsialist ja ma esitlen teile meie ideed Loov Elva, loov hommikud. Ja selle projekti idee ja eesmärk, näete kõik, on siis regulaarselt korraldada iga kuu loov hommikuid loomeettevõtjatele ja vabakutselistele. Ja selle eesmärgiks on siis panna nad omavahel tutvuma ja kogemusi jagama. Igal kohtumisel on oma teema, sinna on kaasatud siis teemat valdav ekspert ja igal kohtumisel tahame ka, et oleks olemas siis veidike praktilist osa. Umbes paaritunnised kohtumised need on. Ja need loovhommikud siis annavad meile kui vallale ka võimaluse oma piirkonna ettevõtjatega kokku saada, tuttavaks saada, jõuda nende muredele lähemale ja samamoodi siis nad ise saavad omavahel tuttavaks ja läbi siis selliste toredate hommikute me tahame neid toetada ja julgustada ja panna neid siis tegema omavahel koostööd ja omalt poolt siis kavatseme neid väärtusliku info ja nõuga siis toetada. See projekt on siis meil eesmärgistatud niimoodi, et alustame sellega juba homme. Oleme võtnud oma voli, pole kellegilt selles mõttes luba küsinud, et teeme oma agendat ja hakkame juba homme pihta ning kestab see siis meil eeldatavasti juunikuuni, et suvel selliseid kohtumisi ei planeeri, vaatame, kuidas läheb. Nagu mainisin, siis kord kuus saame kokku, hetkel on see ääripäeva hommikuti planeeritud, 4 päevad oleme võtnud eesmärgiks, aga on ka juba tulnud esimesi kommentaare, et miks ei või olla nädalavahetusel. Homme saame sellest teada, kuidas siis erinevad loomeettevõtjad sellesse suhtuvad. Mina kui Elva valla arendusspetsialist olen siis selle projekti eestvedajaks, praegu kedagi mulle kõrvale sinna hetkel pandud ei ole. Ja ulatuse poole pealt võib-olla kommentaariks, et meie siis usume, et see loomeettevõtjate kokkutoomine, vabakutseliste kokkutoomine on sektorite ülene, et seal on koos siis nii ettevõtlus kui turism kui kultuurivaldkond ja toome siis erinevad osapooled kokku. Et ka homsel kohtumisel on tegelikult juba pannud ennast kirja ka kultuuritöötajad, kes siis tahavad lihtsalt ennast harida. Ja loomulikult me soovime olla siis oma projektiga eeskujuks kõikidele teistele omavalitsustele üle Eesti ja teha nii-öelda siis selline esimene ots lahti ja usume, et siis loomemajanduse sektor on hetkel nagu omavalitsuste poolt suhteliselt nõrgas toetuses ja me tahame seda muuta. Mida me siis loodame selle projektiga saavutada? Et me tahame eeskätt, et siis esiteks me muidugi soovime toetada praeguseid juba tegutsevaid loomeettevõtjaid, aga me tahaksime tegelikult pikas perspektiivis näha ka valdkonna kasvu, et kui me toome sellele valdkonnale rohkem tähelepanu, siis me tahaks, et aktiivsete ettevõtjate arv kasvaks ja et tekiks nagu sellele rohkem siis tegijaid juurde. Ja samuti on siis üks selline eeldatav mõju ka, et nad hakkaksid, loomeettevõtjad, vabakutselised hakkaksid siis omavahel lõpuks koostööd tegema. Ja oma partneriteks ma olen siia välja toonud, et võtame siis Tartu Loomemajanduskeskuse, Tartu Teaduspargis, Park Demo ja Loov Eesti. Ja homsel kohtumisel ja üldse siis sellised, nagu ma mainisin, erinevatel kohtumistel on erinevad teemad. Juba homme me siis hakkame peale kõigepealt siis Tartu Loomemajanduskeskusest tuleb meile rääkima Külli Hansen, kes lubas väga palju erinevate ettevõtjate kogemusi meile jagada, mida üldse Loomemajanduskeskus teeb, kuidas sealt tuge saab küsida. Ja temal on siis kaasas ka Jaago Talu pereraine Inga Talvis, kellelt siis on ka kuulda siis nende talu sellist kogemuslugu ja kuidas nemad üldse on alustanud. Ja millised plaanid siis on edasi läbi erinevate kuude, et räägime turundusest, e-poodidest, väga paljud võib-olla ei tea nende e-poodide tausta, et teevad e-poe valmis, aga et mis seal taga on ja kuidas see ka võib-olla seadusandluse poolest on, et tark oleks need asjad üle korrata. Tahame teha jõulude ajal ka täiesti praktilise töötoa, et alati ei pea keegi rääkima, et lähmegi paneme käed külge. Samuti oleme plaaninud Park Demo ruume külastada ja kuulata, millega nemad siis tegelevad. Loomeettevõtjate vaimne tervis, loova mõtlemise tehnikad on üks selline suurem teemavaldkond ja ka räägiks üritusturundusest ja loomulikult siis koostööst ja koosloomest.
ja üks plaan on meil ka, ma juba Raul Oreskiniga rääkisin, tema meid praegu ei tahtnud vastu võtta, aga et kui tuleb kevad, siis me sõidame Voronja galeriisse oma loomeettevõtjatega ja lähme siis vaatame, mida Raul on teinud ja tal on siis ka vastavatud pood Tartus, et ka sinna lubas meid külla kutsuda. Nii et plaanid ja teemad on iseenesest on suured. Kogu projekti eelarve on meil nüüd, kui me oleme saabunud reaalsusesse, siis arutasime kõik kokku ja peaks siis nende kuude peale minema umbes 3300 €. Ja seal me siis oleme otsustanud, et keskelt läbi iga loovhommiku selline minimaalne kulu peaks olema kuskil 300 €. Ja loomulikult, kui on siis väljasõidud, siis on need kulud natuke suuremad. Aga millele siis kulud meil arvestatud hetkel on, et on esinejad, on ruumid, on toitlustus ja turundus. Ja turundus on seal muidugi väga väike osa. Ja väljasõitudel siis kulud bussi rentimise peale, et sellised võib-olla väga madalad ja väiksed kulud, et sageli ka muidugi esinejad ei soovi oma esinemise eest mingisugust tasu, et need siis ilmselt natukene ka varieeruvad. Ja kuidas jõutakse sihtgrupini, et meie siis Elva vallavalitsuse poolt oleme kuulutanud oma loomhommikut või loovhommikut kohalikus ajalehes päris mitu korda, oma kodulehel oleme alamlehe teinud ja ka edaspidi siis kodulehelt saab infot. Facebookis levitame, paneme sponsoreeritud postina, siin lähebki siis see turunduskulu ja oleme teinud ka eraldi ürituse Facebookis ja äppis oleme praegu levitanud. Ja siis, kui meil on erinevad esinejad, siis me loomulikult ootame, et nemad ka oma kanalites siis levitaks infot, et nad tulevad meile esinema ja annaksid natukene ka infot selle kohta, et mida nad seal räägivad. Aga üldiselt laias laastus on see idee tutvustuse poole pealt kõik, et selline lihtne ja lühike, võib-olla on teil tekkinud küsimusi. Ma ei tea, kas mul on õigus küsimustele vastata? On? Kas need loovhommikud toimuvad Elvast või on nad valla erinevates kohtades? See on väga hea küsimus. Homme me kohtume näiteks Rõngus ja tegelikult me ei taha üldse, nagu ma mainisin ka seda Spark-teemat, et tegelikult me ei taha üldse jääda ainult nagu Elva piiridesse, vaid kumbata nagu ka natukene kaugemalt seda Tartu pool on ju, et me ikkagi peame tooma spetsialiste nagu mujalt ka, et neid nagu rohkem harida. Et neid siis, kes meil sinna koolitusele just tulevad, et me ikkagi ei ole nende kohtadega jäänud kinni ainult Elva valda, et ilmselt toimub ka laiemini, et kõik kohad me välja pole veel mõeldud, aga kas või see sama Voronja galerii, eks. Lisaks on ka, ütleme, Elva piiri järjest Tõrva valla ka väiksed ettevõtjad huvi. Jah, just, et tegelikult meil nagu ka praegu, ka homse ürituse puhul on nagu natukene sealt naabervallast, mis on vähegi näiteks Rõngule lähemal või midagi, et ma lähen vaatan, et kuulan. Tegelikult meil ei ole sellist piirangut osalemisel, et sa nüüd kindlasti pead olema oma valla, kuigi need, kellele me otsekutselt saatsime, olid meil konkreetselt vaadatud, et nad on Elva valla loomeettevõtjad. Need me natukene nägime vaeva, tegime oma nimekirja ja selles mõttes ikkagi viisime ennast kurssi, kes võiks olla need suunatud inimesed, et selliste üldiste plakatite, üldiste kutsete peale tegelikult lootma jääda ei saa. Mul on suke küsimus, palju siis on Elva vallas praegu loomeettevõtjad teie arvutustega? No seal oli kuskil 25 umbes oli see nimekiri, mis mina kokku sain. See on täiesti vaieldav, sest ega seal on ka niimoodi, et mõni inimene ei olegi enda tegevusest üldse märku andnud, aga tema tuttav teab, et ta näiteks lasteaias teeb mingisuguseid käsitöönukke, et ka tema tegelikult on ju täna see, keda me otsime, et me tahame, et ta tegelikult näiteks oma tegevust ka laiemalt, mõni ei tahagi näidata üldse laiemalt, et tegelikult ma arvan, et neid nii-öelda varjus inimesi on veel, kes ennast veel ei ole üles andnud. Aga kuskil 25-30 julgen niimoodi väita, et ma arvan, et see on hea sõna, aga ma arvan, et neid on tegelikult veel.